2011. aastal alustati Euroopa majanduspiirkonna toetuste programmi Riskilapsed ja noored tegevuste planeerimisega. Programmi eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Riigi tasandil koostöö puudumine, puudulik rahastamine, tulemuslike meetmete, spetsialistide, vanemliku toetuse ja järelhoolduse süsteemi puudumine ning nõrgad kohad kooli- ja noorsootöösüsteemis näitasid programmi rakendamise vajadust Eestis. Programmi abil toetatakse erinevate riskioludes laste ja noortega seotud valdkondade kaasamist ühtsesse süsteemi, tõenduspõhiste sekkumismeetmete väljatöötamist vanemlike oskuste arendamiseks. Riik toetab kohalike omavalitsuste võimet riskilaste probleemidega toime tulla ja neile vajalikke teenuseid pakkuda. Programm pakub võimalust rakendada tulemuslikke sekkumismeetmeid ja meetodeid, mis aitavad toetada vanemlike oskuste arendamist ja vältida alaealiste kuritegevust. Ja pakub lahendusi, kuidas kaasata hariduslike erivajadustega lapsi haridussüsteemi ning vältida nende koolist väljalangemist. Programmi peamine suunitlus on ennetamine ja valdkonnaülene koostöö. Programmi tegevused toetavad mitmete riiklike arengukavade elluviimist. Programm kiideti doonorite poolt heaks 7. novembril 2012. aastal. Programmi raames on alates novembrist 2012 kuni detsembrini 2017 toimunud mitmeid sündmusi. Programmi viivad ühiselt ellu 3 ministeeriumi. Rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus. Doonorpartner on Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit, kes on vahendanud Norra organisatsioonide kontakte ning olnud oluliseks panustajaks programmi elluviimisel. Tõsi ta on, et ei juhtu just iga päev, et ühe konverentsi avamisel võiks näha 3 ministrit. See täna siin on juhtunud. Ja see, et me 3 siin oleme ja kõikide valitsemisalade ja veel paljude teiste valitsemisalade koostööpartnerid ühte saali on tulnud, on kindlasti märk sellest, et sellise rahvusvahelise mõõtmega programmi elluviimiseks tuleb ja vältimatult peabki tegema koostööd. Programmi eelarve on 7 652 941 eurot. Programmi tulemuseks on 2 tõenduspõhist programmi, mida viiakse ellu. Tegemist on rahvusvahelise koolituste süsteemiga, mis on aidanud vähendada laste käitumisprobleeme paljudes riikides ning mille tulemuslikkus on tõestatud. Imelised aastad, põhiprogramm, on mõeldud 3–8-aastaste laste vanematele. Esmajoones nendele, kelle lastel juba on ilmnenud mõningased käitumisprobleemid, näiteks agressiivne ja hüperaktiivsusele viitav käitumine. Peamine eesmärk on lapsevanemate oskuste suurendamine, mille abil toetada ja suurendada lapse sotsiaalseid ja eneseregulatsiooniga seotud oskusi. Vähendada käitumisprobleeme, õigusrikkumisi, vägivaldsust ning sõltuvusainete tarvitamist. Vanemlusprogrammi sai läbi viidud 57 lapsevanemate grupile. Kokku lõpetas koolituse 523 vanemat. Programmi läbinud lapsevanematel paranevad märgatavalt vanemlikud oskused ja väheneb stress. Vanemate käitumise muutus toob kaasa soovitud positiivse muutuse laste käitumises. Planeeritud tegevused viis ellu Sotsiaalministeerium koostöös Tervise Arengu Instituudiga. Mitmedimensioonilist pereteraapiat rakendatakse Ameerikas, Kanadas ning mitmetes Euroopa riikides. MDFT on perekonnapõhine sekkumise süsteem, mis on mõeldud noorukitele, kes tarbivad psühhoaktiivseid aineid ja sellest sõltuvalt on hälbiva käitumise ja emotsionaalsete probleemidega. Noorukil aidatakse arendada iseseisvat toimetulekut ja emotsioonide reguleerimist, parandada probleemi lahendamise oskusi ja sotsiaalset kompetentsust ning leida alternatiive sõltuvusainete tarvitamisele ning hälbivale käitumisele. Noorukid suunavad programmi prokuratuur, kohus, kriminaalhooldajad, alaealiste komisjonid ja politsei. Programmi suunamiseks on vaja konsulteerida piirkondliku superviisoriga, et hinnata programmi sobivust noorele ja perele. Teraapia kestab 4–6 kuud. Pereteraapias sai programmi toel abi 184 perekonda. Riigieelarve toel jätkub töö üle 100 perekonnaga.
Noorte olukorda mõjutavad mitmed poliitikavaldkonnad. Eesti elukestva õppestrateegia 2020, noorte valdkonna arengukava 2014–2020 ja noorte valdkonna programm perioodil 2016–2019, noorte huvitegevuse toetamise kontseptsioon, lastekaitseseadus ja vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020. Kaasava hariduskorralduse edendamiseks toetati tõenduspõhist riskikäitumist ennetavat metoodikat. Kiusamisest vaba lasteaed ja kool, kasutuselevõttu koolides ja edasiarendamist lasteaedades. Toetati tõenduspõhiste meetodite abil koolikultuuri loomist, kaasava hariduse põhimõtete rakendamist lasteaedades ja üldhariduskooli esimeses kooliastmes. Noorteühingud on saanud rahvusvahelise tunnustuse koolitusprogrammile, mille eestvedajaks oli Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts. Koolitustes, huvitegevustes, huviringides, laagrites ja teistes noorsootöötegevustes osales kokku üle 20 000 noore, kellel muidu oleks need võimalused piiratud. Suurenes kohalike omavalitsuste võimekus pakkuda noorsootöötegevusi eriti keerulises olukorras olevatele noortele. Justiitsministeerium viis ellu väiketoetusskeemi, mille raames toetati 8 kogukondlikku kuriteoennetuslikku algatust. Pakuti jätkutoe teenust vanglast ja erikoolist vabanenud noortele. Programmi tegevustele on kaasa aidanud tugev partnerlus Norra ja Islandiga. Norra piirkondlike ja kohalike omavalitsuste liit on vahendanud Norra organisatsioonide kontakte ning olnud oluliseks panustajaks programmi elluviimisel. UNCTOM ja Fritid ja Eesti avatud noortekeskuste ühendus arendasid koostöös välja ühise käsiraamatu avatud noorsootööst. Norra organisatsioon Wayback on jaganud häid praktikaid vanglast vabanenute toetamisest. Eesti organisatsioonid on saanud sellest inspiratsiooni ja see on mõjutanud nende arengut. Toimunud on 4 rahvusvahelist konverentsi ja 4 kontaktseminari, mille käigus Norra organisatsioonid tutvustasid lähenemisi kaasavas hariduses, noorsootöös ning kogukonnapõhises kuriteoennetuses. Programmi kahepoolsete suhete arendamise fondi raames toimus 9 õppevisiiti Norras ja Islandil. Islandi ja Norra kogemused on olnud abiks riikliku lastekaitsekoordinatsiooni käivitamisel ning tõenduspõhiste sekkumiste korraldamisel ja rahastamisel. 6 projekti elluviijad kaasasid ametliku koostööpartnerina enda tegevustesse partnerid Islandilt ja Norrast. Programmi raames on valminud 51 erinevat materjali. Programmile on osaks saanud ka suur meediakajastus. Spetsialistide sõnul ei ole probleemid tänapäeval siiski kadunud ning ennetus ja koostöö vajavad veel palju tähelepanu.